Richard Roht, Sõjasõit, mälestusi ilmasõjast. Vägev sõjajumal Mars oli mu 1916. aasta kevadeks toonud Kroonlinna garnisoni ja paigutanud sinna ühesse jalgväe rügementi, mis koosnes vanadest maakaitseväelastest, sõduritest ja suuremalt jaolt ka vanadest endistest kaardiväe ohvitseridest. Üldiselt oli aga see tagavaraväe rügement komplekteeritud Peterburi linnast ja endine Vene päälinn oli selles väeosas esitatud üsna parlamentaarselt. Siin oli kaupmehi, advokaate, ametnikke, kontoriste, rätsepaid, kingsepi, kojamehi, voorimehi, arste, üliõpilasi ja, nagu öeldud, kaardiväe ohvitseride keskel vürste, krahve, paruneid ja teisi aristokraatide esindajaid. Sellega vägagi kirju ja kontrastirikas seltskond, kuid huvitav, seda seltskonda ühendas ometi üks väga liigutav ühine side ja traditsioon, mis kogu rügemendida teravatest klassivahedest hoolimata muutis üheks suureks pereks, kus valitses palju parem läbisaamine kui mõneski teises rügemendis. See ühenduslüli, mis paadialuse vürstile ligidale tõi ning vastu oksa, oli Peterburg. Märkus. Raamatus esinevad kohanimed on autori poolt kasutatud kujul, mõningatel juhtudel on geograafilise selguse mõttes nurksulgudes lisatud kaasaegne nimetus. Muutmata kujul on ka sõjaväelised auastmed. Märkuse lõpp. Kogu rügement koosnes peterburlastest ja on ju teada, kuidas need Peterburi piiterlased vanasti üksteist hoidsid. Nad armastasid oma linna üle kõige vagal jumalast maha jäetud Venemaal ja pidasid teda ainsaks väärtuseks tol suurel laial maalahmakal. Ning oli liigutav, kuidas vürstist ohvitser pidas Piiteri paadialust oma meheks ja temaga pehmelt ümber käis ning kuidas sama paadialune kõik teenistusraskused andeks andis oma vürstile. Nali naljaks, aga sel vahekorral oli tõesti oma reaalne väärtus. Eriti mis puutub puhkustesse, otpuskitesse. Kui tuli laupäev, siis algas kompanii kantseleis suur töö. Otpuskipiletite kirjutamine. Õhtuks oli kogu rügement Peterburis. Oli ta ligidal 7 versta merd mööda ja paar tundi. Sample complete. Ready to continue?